Tere, head uut aastat teile. Väga huvitavad nüansid juhtusid aastavahetusel ja kõik, mis sinuga ka juhtus aastavahetuse nagu paiku või langes sellesse aega, see ei ole juhuslik, mingeid asju on, vihjeid on siis elu poolt juba, määravaid vihjeid võivad olla. Tavaliselt elu niimoodi näitab ja Tallinnas oli näiteks vesi ära. Hakkas vist mingi detsembri viimasel päeval siis mingi 8 paiku õhtul midagi. Ja tuli siis tagasi 2 öösel millegiga. Ühesõnaga, seal oli veel 8 portaal sellega seoses, et algus ja lõpp mõlemad olid tegelikult numeroloogiliselt 8. Eks igaüks nuputab, mis see tema jaoks tähendas. Tuli tagasi vesi, eks ju, ja mis see tema jaoks tähendas tema elus, mida see sümboliseeris, see on nagu erinevatel inimestel erinev. Hea, kui sa sellist, see on märkimisväärne. Väga tihti sellist asja ei juhtu. Üks asi veel, et on väga palju, mul tuli ka teateid selliseid kummalisi tervisehädasid ja ma nägin ka väga palju kiirabisid. Et algav aasta võib tekitada selliselt paranormaalseid tervisehädasid, mingeid sümptomeid, mingid täiesti lambist tekkivaid sümptomeid ja kahjuks need sümptomid võivad olla alalised. Sellisel moel, et nad muudavad kogu sinu elu käiku. Et pidu ei olnud veel alanudki või aastavahetus ei ole veel alanudki, aga juba kiirabid liikusid, erinevad, ma kohe tundsin, et mingid uudiseid hakkab tulema, mis on sellised täiesti, äärmuslikud, kuid sellel on tavaliselt mingi suurem sõnum ja kui sa seda sõnumit mõistad, siis on võimalik seda ka kas leevendada või ennetada või ära hoida, on mu mõte. Näiteks mul püsiklientide poolt isegi selliseid, selliseid ootamatuid, väga kurbi uudiseid tegelikult. Aga kui sa jääd nagu hätta, et mis mingist tekkinud tervisesümptom võib tähendada, siis sa võid minu vastuvõtule tulla. Minu vastuvõtud on avatud nii kaugseansid kui ka kohapealsed seansid. Kohapealsed seansid on jaanuarikuus muide supersoodustusega. See on suurepärane võimalus, kuidas alustada oma aastat, küsida oma küsimused, ükskõik mis vallas siis. Ja oled teretulnud, ma panen lingi siia alla vabade aegadega jaanuarikuus. Soodustusaegadega, siis muul ajal võib küsida muud aega ka. Aga et ma tunnen selliseid nagu ja need tervisesümptomid on tavaliselt need, mis on aastaid varasemalt kerinud ja sa ei ole neid varjatult ja sa ei ole neid märganud. Nad on nagu tagataustal energeetiliselt kerinud. Hea on nendele jaole saada varakult. Et näiteks kõrvadega teema on hirmu teema ja kõrv, ja miks ma kõrv tahtsin öelda, võivad olla mingid tulised teemad olnud, mis on hirmutanud ja emmal kummal poolel, kas parem või vasak, määrab siis kas feminin või maskulin suhtes. Aga kui mõlemad, siis tegelikult on see mõlema suhtes siis hirmud, kartused ja millegipärast ütlesin kõrva asemel, et see ei ole ka juhus. Ju siis on mingid tulised teemad olnud, mis on olnud võib-olla sinu sisemisele lapsele hirmutavad. Ja see ongi see, et kui sa tegeled oma sisemise lapsega, siis võivad need sümptomid kas leevenduda, taganeda või midagi sellist.
ja eks uudiseid tagantjärgi oli ja ka aastavahetusel oli, kakluseid oli, imeli. Ma tundsin juba ennem ette, et mingi natuke teistsugune energia on õhus sellel aastavahetusel. Ja see aasta tuleb natuke teistsugusem. Inimesed on rohkem avatumad, aga võib-olla ka impulsiivsemad. Nad ütlevad asju välja nii nagu on ausalt. See ei ole hea ega halb. Seda kindlasti tasuks õigel ajal kuulata, mitte ignoreerida siiski, sest see muidu aina kasvab lumepallina. Aga nagu väga palju, mis on vaos hoitud varem nagu kas tegude või sõnadega, siis nagu väljendatakse. Ja arvatavasti mõnikord ka vale inimese suunas, lihtsalt selle inimese suunas, kes on lihtsalt juhtumisi sinu kõrval või ja tihtilugu ka usaldusisik. Aga tegelikult sellel aastal mina isiklikult läksin, ma olen siin linnas elanud juba päris mõni aasta ja ma ei olegi käinud väljas ilutulestikku vaatamas või kuskil aastavahetuse paiku. Ja just sellel aastavahetusel ma seda tegin ja ma ei kahetse. Ma avastasin ühe koha, kuhu minna ja see oli imeline vaade igast spektrist, pluss inimesed käitusid päris adekvaatselt minu ümbruskonnas, kus mina olin vähemalt. Et hea, et ma vanalinna ei läinud, seal oli igasugust asju, ma panin tähele ka uudistest tagantjärgi, aga jah, et oli väga, väga ilus ja külluslik see kõik, jah. Miks ma räägin, on see, et spirituaalne teekond ei ole vastandumine, ei ole nii, et mina olen valgus, sina oled. Et see spirituaalne teekond tähendab algenergiate mõistmist iseendas ja üldse elus. Ja mis veel selle aastavahetusega on tekkinud, on ka see, et mina tajun, et ma olen rohkemas ajaliinis kui ühes korraga. Ma olen vähemalt 3 ajaliinis. Spirituaalne auaste on mul lihtsalt nii kõrge vanema hingena ja ma olen oma vastutusrikast tööd hästi teinud, võitnud usaldust ja sellepärast ma olen mitmes ajaliinis on minu kohalolu vaja, kutse on sellele. Ja kui päris paljudel nagu nad ei suudaks seda ellu viia, sest neil ei ole oskusid, andeid selleks, siis minul see on. Ja just viimati oli mul selline ka kogemus ühisväljas, kus ma sain aru, et mind on viidud veel ühele, kui ma varem olin 2 eluliinis tegutsev, siis nüüd mul on viidud mind ka 3. eluliinile, kus ma saan veel omakorda aidata selliseid tulevikuliidreid. Ja et neil tekkis mingi teatud mõttes taassünd läbi minuga suhtluse või minuga suhestumise. Taassünd tekkis neil, ärkamine. Ja nad on justkui nagu, nad võivad olla nii samasoolised kui ka erisoolised, aga nad on erinevad algenergia tüübid. Ja neil on mõlemal vaja nii-öelda tasakaalustada endas ja see ongi spirituaalne teekond, et sa ei vastandu, et mina olen valgus ja sina oled tumedus või et seal ei ole sellist asja, seal on see, et õigemini tahaks öelda, et see on selline umbes nagu, et nii devil kui ka Jumal tegelikult ongi nagu ikkagi ka üks allikas kõik. Ja nende mõlema eesmärk on kukkuda südamesse.
mõista teineteist. Yin-yang saavutada. See ongi see kõrgemate hingesidemete, tänapäeva kõrgemate hingesidemete eesmärk. Aga see ongi see, et ma justkui ma tajun ise, et mul on hästi palju elevations olnud nüüd selle aastavahetusega. Ma olen nagu star mother, täheperekonna niisugune star mother, jah. Täheperepea, täheperekonna ancestor siin maa peal mõne jaoks juhatamas sisekonfliktist südame sümbioosini või südame arusaamisteni. Et neil endal oleks elus kergem. Et nad ei vastanduks iseendaga ja välisega. Läbi vana valu või läbi vanade mustrite. Siin on justkui nagu tekkinud armastus või nii-öelda sügavam armastus devili ja ingli vahel. Ja selle eesmärgiga, et nad mõistaksid teineteist sügavuti. Ja ma räägin siin võivad olla nii samasoolised kui ka erisoolised. Nende mõlema eesmärk on integreerida enda osad. Ja nad tajuvad suurt tõmmet teineteise osas, aga nad ei oska seda kirjeldada, mis see on. See ongi selleks, et neil on vaja see õppetund ära läbida, et edasi minna palju külluslikumalt ja täiesti uuel tasandil. Ja mõnikord isegi sellisel, see võib muuta eluviisi, kui ollakse sellele avatud, sellega kaasa minev. Ma näen justkui nagu mingeid kaksikuid, et Star Mother on aidanud taas sündida kaksikutel. Ja need kaksikud võivad olla nii poiss-poiss, tüdruk-tüdruk kui ka poiss-tüdruk. Aga need on sümboolselt, arhetüüpselt siis sellised tüübid, kes vajavad endasse mingi integratsioonitööd läbi teha. Näiteks, kõik eelnevad aastad devil armus inglisse ja ingel armus devilisse. Ehk siis siin ei ole midagi hullusti, siin on kogu elu spektri mõista püüdmine. Ehk devil ütles, ma näitan sulle oma maailma, tule vaata. Tule koge maksimaalselt, tule minu sussidesse. Tule vaata minu maailma, kuidas minu maailmas need asjad on. Ilma igasuguse filtrita. Tule vaata ja koge seda. Ingel tegi seda. Teadmata, mis sellega kaasneb kõik. Ja ta successfully integrated. Mõistis, kas ta kõigega nõustus selle aspekti esindajaga? Kindlasti mitte. Ta nägi seal väga palju lihvimistööd vaja, et seal on vaja veel väga palju lihvimistööd teha. Valgustamist. Aga tema oli harjunud ainult selle maailmaga. See, kes tutvustas oma maailma. Tema oli ainult selles elanud. Ta muud ei teadnudki. Või ta teadis, aga see oli tema jaoks hirmutav. Ta hirmutav, et ta lausa ründas teist ehk valgust, sest see valgus oleks muidu paljastanud tema saladused, mida ta nii kiivalt on tahtnud hoida. Tema solituudi, tema hermit mode'i, mida ta on nii kiivalt tahtnud hoida. Kuid selle aeg on uues ajas veevala ajastus nii-öelda muunduda, kasvada sellest välja. Sest muidu on see devil teises äärmuses. Tal on vaja tõusta oma südamesse. Ja see oli selle kohtumise eesmärk. Oma südamesse see tähendab seda, et kuulata oma südametunnistust ja kui on olnud mingeid vigade parandusi vaja teha, siis seda on vaja teha, ellu rakendada, muuta, sest muidu ta ise viib ennast ämbrisse, muidu ta ise ei arene, sest tal ei olnud enam hea ega huvitav selles vanas maailmas, kuhu ta oli ise kinni jäänud. See oli poolik, ta tajus, et see oli poolik. Et see hakkas hääbuma. Nii et
see võis olla mõnele väga rasked aastad, need viimased aastad, aga siis integratsioon sai siiski tehtud. Kas sellega nõustuti? Ei. Tasakaalupunkti saavutati läbi mõistmise. Mitte läbi vastandumise, vaid mõistmise, tasakaalu. Siis sellele järgnes, et okei, ingel ütles seda, tasakaalu ingel, alkeemia ingel siis, jah. Mõõdukuse ingel, on ju, alkeemik. Maapealne, eks ju. See, kes transformeerib energiaid. Ta ütles, okei, ma ei saa kõigega nõustuda selles, ma vaatasin erapooletult, lihtsalt kogesin, olin su sussides, ma vaatasin asjad ära, kuidas need käivad. Ma õppisin nii mõndagi, kuidas näiteks ennast kaitsta ja nii edasi. Aitäh sul selle eest, aga ma kõigega nõustuda ei saa, et siin on vaja vastutusrikkust, saab ka teisiti, las ma näitan sulle, kuidas saab teisiti. Las ma näitan sulle, mis on sul poolikud sinul. Maapealse ingli poolikus oli see, et ta ei olnud integreerinud endas seda, kuidas kaitsta iseennast maa peal. Aga nüüd ta seda oskab tänu sellele kogemusele. See ongi see, et see yin-yang on elu tervik. Kui sa seda näed vastanduvana, siis see hakkabki sind vastanduma, konflikti looma. Kui sa näed seda kui tasakaalupunkti, siis hakkab seda looma sulle. Ja siis see tasakaalu ingel ütles, et aga ma näitan sulle, millega ma nii väga ei nõustunud, et ma ei saa siin ma ei resoneeru, vaata. Et seda peab vaatama, et kas sa üldse saad aru, et see ei ole õige, vaata, õiglane, et see kahjustab sind. Ja siis tekkis selline käärid, et ta ei tahtnud seda, see oli hirm. Et sest ta oli nii lojaalne vanasse, korduvasse, et ta oli niimoodi stagnatsiooni jäänud, et see oli hirmutav, talle tundmatus oli talle hirmutav, see, et valgustatakse kõik läbi, see oli hirmutav, et vana süsteemi toimis, mis sa siin omamoodi teatud mõttes, mis sa siin tuled valgustama, et see on hirmutav, see tekitab mul sellise tunde, et torn tekib, eks ju, et kõik laguneb ära, mis ma olen üles ehitanud, aga kui see ei ole nagu õigetel tingimustel loodusseadustega kooskõlas, siis see peabki ära lagunema, sellepärast, et alles siis saab ka tema tõusta südamesse. Valgustöötaja eesmärk ei olnud teda enda sarnaseks teha, vaid et ta jääks autentseks endaks, aga tõuseks südamesse. Ja et valgustöötaja ise tuleks samuti poolele teele ja kukuks südamesse. See ongi see, et ma räägin praegu siin sellest aspektist, kus on kõiksus ja tühjus. Kui võtta väga suurelt ja laialt. Aga ma räägin siin ka teisest eluliinist, kus on näiteks noormehed, kes ei ole tegelikult isegi veresugulased või vennad, aga neil on mingi maagiline tõmme ja vastandumine ja soov teineteist maha teha, et üks jääks peale, teine jääks alla ja see on nagu lõputu võitlus ja nii edasi. See ongi see, et me praegu olemegi seal kaariku energia, kaksikud lähevad kaarikuga edasi, aastavahetusel on see täiskuu energia siin, mõjutused. Ehk siis ma räägin praegu väga mitmes aspektist ja ajaliinist ja erinevad dünaamikad, aga nad kõik tegelikult koonduvad sinna nüüd tühjus ja kõiksus. Ja elu maa peal eesmärk on kukkuda, et nad mõlemad kukuksid südamesse, leiaksid tasakaalu, koostöö või siis neutraalse nullpunkti indiviidides. Aga et nad ei vastanduks, sest muidu nad vastanduvad iseendaga. Toon sulle näite. Kaarik sõidab, must hobu hakkab valget tõmbama, et ei, mina olen siin üksi, et ma olen alati must hobu olnud, ma olen see, kes tuleb ja on võidukas ja kõike jahmatab ja nii edasi, mis sa siin särad liiga palju.
et sa ei saa siia, aga nad on omavahel seotud, rakendatud nii, et nad on seotud kaarikuga. Kaariku juht otsustab. Seega, kui must hobu hakkab niimoodi tegema, et ta hakkab nagu maha tõmbama valget hobu, siis ongi nii, et see kaariks läheb, ta ise saab ka kahju sellest. Ta ise loob õnnetuse nii iseendale kui ka kõikidele teistele osalistele. Valge hobuga on samamoodi, mis sa siin oled liiga must hobu, sa ei sobitu siin minasärane, eks ju. Siis juhtub täpselt sama. Ta läheb liiga egosse, ta ei tule südamesse, ta ei kuku südamesse. Ja kui ta läheb liiga egosse ära, siis hakkavad vastandumised ja ta võib jääda täitsa üksinda ja ühesõnaga siin on nagu need. Et ei ole nii, et valge on nüüd ingel ja tume on nüüd devil, vaid mõnikord võib isegi must hobu rohkem südames olla kui valge hobu ja valge hobu nii edasi. Et mu mõte on see, et siin ei olene, mis värvi sa oled, vaid mis su energeetika on. Kas sa oled liiga üleval, liiga all või sa oled oma keskpunktis. See on kõikide, oled sa tumedapealine, heledapealine, mustanahaline, heledanahaline. See ei oma tähtsust, omab see, et mis toimub sinu sees, milline on su taotlus, milline on su energeetika, milline on su maailmavaade, suhtumine. Ja kui südames sa elad, kas sa elad läbi südame või sa elad läbi mõistuse või ego või kas sa elad ühtsust teadvuses või rohkem oled sellises ellujäämisinstinktis, mõeldes ainult iseendale isekalt. No mõte on see, et igas nendes eluliinides on vajalik jõuda sinna keskpunkti. Ka selle kaarikuga ma siis tõin selle näite. Et see on oluline siin. Et väga paljud ei näe seda nii, vaid kordavad eelmiste generatsioonide mustreid automaatselt vastandudes, korrates oma esivanemate mustreid. Aga Veevla ajastu kutsub meid kõik ühtsusesse. Ja nüüd ongi nii, et kui seda mitte teha, siis see, kes vastandub või ei lase, kes võitleb, et umbes tahab nagu näiteks must hobu tahab võtta valge hobu hinge endale mingil põhjusel, ta tunneb, et siis ta on väekam, et kui ta tapab, killib valge hobuse ära või matab ta maha või midagi, et siis ta on väekam selle võrra, et ta saab hinge osad endale. Ei, seda kindlasti juhtu, tekib hoopiski tulekahju looduses. Ja see must hobu ise ka läheb sellega. See ongi see, et see, mis sa teed teisele, sa täpselt saad seda. Hästi see uus aeg seda rõhutab. Kui sa püüad teisele kahju teha, siis just seda sina saad kaasa haaratud, et sa võid illusioonis elada, et kui ma teen teisele seda, siis ma olen kõrgemal või tähtsamal või siis ma saan rohkem, siis ma saan selle, mis tal on endale. Et selline illusoorne kadedus võib tekitada sellise mustri, mis tegelikult loob väga suure ämbri just iseendale. Et need energiad paljastuvad ja valgustuvad Veevla ajastuga lihtsalt väga selgesti. Toon sulle näite. Koolis uue ja ema, kui mingi probleem on, ta on öelnud oma lapsele, et tule räägi minuga, kui koolis midagi on, sest alati klassis on väga erinevaid inimesi, erinevatest peredest, erinevate suhtumistega, erinevate käitumismallidega ja nii edasi. Ja tule ütle mulle, kui mingi probleem on. Laps tuleb alati, ütleb. Ja kui on midagi tõsisemat, nad räägivad kodus läbi midagi, kuidas saaks sellises olukorras olla, teha, läbida sellised asjad. Ja see laps on ka valgustöötaja muide. Vanem ja laps mõlemad on valgustöötajad, järeltulijad. Ja tihtilugu sellistel inimestel on, nad satuvad keskkondades, kes vajavad selliseid valgustöötajaid,
kes vajavad sellist õpetust ja nad tihti võivad olla kõige vanemad selles grupis. Aga neile see võib juhtuda ka vastupidise efekti, et neid võidakse hakata kiusama. Sellepärast, et nad on liiga kirgas valgus ja just selle tõttu, nagu ma nende hobustega näite tõin. Nendes ei ole veel sellist integratsioonitööd, tasakaalutööd tehtud. Nad ei saa aru, et nad võitlevad tegelikult iseendale, nad kaevad auku iseendale. Ja ehk siis ja kui asi läheb, kui on kergem teema, saab vanemaga läbi räägitud laps. Kui on raskem teema, keerulisem korduv teema ja läbirääkimised ei aidanud, uued taktikad ei aidanud, siis valgustöötajast ema võtab kooliga ühendust, räägib vanematega ühendust, kooliga ühendust, räägib sellest olukorrast läbi, et selline asi on juhtunud, et see peab lõppema. Et on proovitud kodus ja räägitud kodus regulaarselt ja siin on käärid, et siin on vaja nagu lahendus leida. Ja see võib juhtuda korduvalt. See võib juhtuda korduvalt ja siis võib tekkida koolil villand, sellepärast et vana aja süsteemi järgi koolis on oma süsteem paika loksunud. Neil on tähtis tunne, neil on tähtis see, aga kui süsteemis on siiski sellised nagu korduvad süsteemid, kus on isegi kriminaalsed case'id, siis ei ole turvaline kõigil seal käia ja siis on vaja nagu sellest rääkida. Aga see häirib kooli. Emad tahavad ise kontrollida. Isegi ühes saates oli, et need koolipsühholoogid olid siis öelnud, et usaldage oma lapsi koolile, ärge lapsed ei peagi rääkima vanematele, mis koolis toimub ja vanemad ei pea kooliga ühendust võtma, et lapsed saavad ise hakkama. Ma ei ole sellega nõus. Minu kogemus on olnud selline, et kui lapsed ei räägi oma vanematele, siis ei teki ka usaldust ja siis pigem kerib see probleem ja siis see probleem kasvab nii suureks, et just nimelt mingi kriminaalkeisid on nii, et tegelikult ka kool saab sellest kahju. Ja sellepärast, et kool ja kodu ei teinud koostööd. Kool ütles valeta oma emale või isale, ära räägi, kui midagi siin on, tule räägi meiega ja nii edasi. Aga nendel on teatud omad piirangud ja limiidid. Nad ei oska võib-olla näha nii, nagu võib-olla kaks pead seda näevad. Kodu ja kaks pea all ma mõtlen siis kodu ja kool ehk erinevad süsteemid. Ja juhtub nii, et siis lõpuks tuleb, kui see ongi see kool ja koolipsühholoogid ütlevad siis, et ärge rääkige kodus, et tulge rääkige koolis, siis mina näen, et on tekkinud vastupidine efekt, sellepärast, et veevala ajastu kaudu tahavad tegelikult vanakooli süsteemid murduda. Enam ei tööta sellised süsteemid, et pullid võivad kõike teha, mis tahavad ja nii edasi. Ja ma olen tähele pannud ka seda, et kui seda mitte teha, siis laps, kes tegelikult on väga andekas ja loominguline, talle hakkavad koolis hinded langema, ta ise muutub samasuguseks natukene kiuslikuks või sõnakaks, teravaks, sellepärast, et temale õpetati, et ära kodus räägi oma muredest. Sinu mured ei ole olulised, tule räägi meile, me kuulame ära ja ikka elu läheb samamoodi edasi. Aga siis see laps ise muutub selliseks. Kui sa oled ikkagi valgustöötaja on kogu grupiga koos, kus on pullid koos või niisugused gruppi sellised nagu ebateadlike laste vanemate lapsed, siis see tegelikult ei aita kaasa andekusele sellele tegelikult valgustöötajale või superandekale lapsele, vaid ta muutub ise samasuguseks. Ja kõige tähtsam see, et huvitav, et kool ütleb valeta oma lastele või koolipsühholoog ütleb, ära räägi oma emale, sest see on tüütu meile tegelikult, et tema tuleb, seisab ja et teil on usaldussuhe ja tema püüab ka lahendada asju. See on meile tüütu ja koormav. Aga see ongi see, et 3 korda on kriminaalkeisid olnud selle tõttu, kui seda mitte teha. See on tagajärg, kui seda mitte teha.
et see ongi see, et vaata, need hobudega ka, et üks vastandub, et ära valgusta meie vanad süsteemi, mis ei toimi, vaid mis tegelikult loob katkiseid inimesi juurde. Ära valgusta seda oma hoolimisega, ära valgusta seda oma teadlikkusega, ära tule siia sekka kaasa rääkima, et meil toimuks mingi areng. See on väsitav, me tahame vana süsteemi järgi käia, ära meid segasin nüüd. Nii psühholoogid kui ka kooli juhtkonnad. Aga siis ongi see, et kui sa seda teed, siis uus aeg ikkagi sõidab peale ja tuleb kriminaalkeisiga ja ikkagi jääb süüdi see kool ju. Sest seal samas klassis ja samas koolis on ju mingi teema olnud. See on sellepärast, et ei ole aegsasti mitu erinevat süsteemi omavahel koostööd teinud. Või siis, et üks vanem püüab lahendada teemat tasakaalupunktist ja kool ütleb, ära räägi talle, ta liiga palju siin tuleb kaasa rääkima, meil on oma süsteem ja tule räägi meile, see on väsitav, see on nii edasi. Aga siis on nii, et tekib probleem, kus lõhutakse kellegi asi või keegi saab haiget ja siis tuleb teine vanem oma viikingi energiaga, mis ei ole sugugi tasakaalus energia ja palju hirmutavam energia, sellepärast, et varasemalt öeldi lapsele, et valeta, peida neid probleeme, mis sul seal klassis toimuvad, ära emale, isale enam räägi, seepärast, et meil on niigi palju tööd ja saad hakkama küll ja me kuulame su ära ja hoolime, aga asjad jäävad ikka samaks, aga las ta siis olla. Aga vaata, pane tähele, uus aeg näitab, kohe toob puiaki tulekahju, kui te õigel ajal ikkagi ei kuula kõiki osapooli. Kui ikkagi tasakaalu, kui valgustöötajad püütakse takistada, et ta looks konstruktiivset arengut, siis tekibki kohe tulekahju vastassuunast. Ehk koguneb. Kui valgustöötaja tahtis tasapisi asja lahendada, viidata teadlikkusega, et siin on vaja mingit arengut ja seda on eiratud, siis tekib suur tulekahju hiljem kogunenud energiast. Ehk siis ma näen ka seda, et koolipsühholoogid tegelikult ei tea, mida nad teevad. Väga palju on kooli kiusamisi, see kiva, mitte miski ei tööta. On vaja uut lähenemist sellepärast. Ja kui teha maha seda lapsele öelda, et ära kodus räägi, vastupidi, mina just soovitan lastel kodus rääkida. Mõne teema saab läbi koduse nõuande, tegelikult läbi kogemuste, laps siis läbi vanematega konsulteerimise tegelikult lahendada iseseisvalt siis. Ja kool ei peagi sekkuma. Aga kui ta räägib, et midagi on tõsisemad, siis see on tegelikult aus asi ja see peakski nii olema. Ja kui koolile on see ebamugav, siis tegelikult nad ei tee oma tööd hingega ja südamega. Nad tahavad vana süsteemi säilitada, mis tegelikult toodab juurde katkiseid hingi. Ehk siis neid, kes on enamuses kollektiivis, kes ei teagi, et nad teevad valesti, nartsissistlike lastevanemate lapsed, nad ei teagi, et nad käituvad valesti ja teevad teistele liiga, kahjustavad teiste piire, siis, ja nad ei tahagi areneda, nad ei saa aru oma probleemist, nad ei vastuta oma tegude ja sõnade tagajärgede ees, siis ongi nii, et see loob teise äärmuse, tahan öelda, jah. Et kui me sellest ei räägi. Et mina ütlen, et teadlikud lapsevanemad tihti võtavad oma lapsed üldsegi koduõppele või siis erikoolidesse ja nii edasi. Mu mõte on see, et kui me niimoodi jätkame, siis kahju saab ikkagi kool. Kas kriminaalkeisid, keegi vanem, kes alguses on täiesti vastupidini selle, kes alguses püüdis asja tegelikult lahendada, aga seda ei kuulatud, eiratud, tehti maha, siis kool saab suurema sahmaka kaela, kui ta ei kuula õigel ajal, mis veevala ajastu, mis ajastu muutus tegelikult püüab talle edastada. Et asjad laabuksid paremini, et hundid saaksid söönuks ja lambad jääksid terveks nii-öelda. Et kõik oleks tasakaalus. Et mina kindlasti leian, et see on suuremat kahju teinud, kui niimoodi lastele öelda, et ärge tee üldse, saate ise hakkama. Ja koolipsühholoogid on isegi saates seda öelnud, et ma täiesti olen selle vastu. Minu kogemus on, et see on teinud väga palju kahju. Ja see on lastele valetamise õpetamine. Ära räägi.
ära räägi, luiska, tee head nägu, ära räägi, hoia endale. See on valetamine ka. Et kool tahab lihtsalt hoida hoolu, aga nad on juba saavad tunda rohkem seda, et kui seda tagasi hoida, seda suuremad sahmakad, probleemid neil ikkagi kerivad, tulevad, kui õigel ajal jaole ei saa, ehk kui õigel ajal ei kuula kõigi osapooli ja kui püüad valgustöötajaid takistada, siis sellel on alati väga põletav tagajärg, mitte selle valgustöötaja poolt, vaid elu enda poolt. Sest elu paigutab valgustöötajad põhjusega mingitesse gruppidesse, et on vajalik areng. Sest muidu nad süüdimatult ei saa aru, mis nad teevad. Ja selline nagu tõe tagasihoidmine või teadlikkuse valguse jagamine ka suhetes ja kuskil töökollektiivides õigel ajal rääkida on väga tähtis. Konstruktiivne rääkimine, aga aus ja tõekeskne rääkimine pigem loob sellise, kui on avatud meel ja süda, loob sellise keskse südamesse kukkumise ja tegelikult suurema arengu. Ja see ongi see, et me ei vastandu, et sina oled halb ja sina oled hea, lihtsalt kõik on kogemus ja on hea valgustada seda lihtsalt. Ja tihti need, kes on võib-olla salakavalamad tegutsejad, neile ei meeldi see, kui valgustatakse ja teadlikkust tuuakse. Nii inimsuhetes kui ka tundub, et ka koolis. Et pigem nad eelistavad, et valetatakse ja vana süsteem, et nemad usuvad pimesi, et vana süsteem siis säilib. Uues ajas see ei ole võimalik, see on illusioon. See on deluulu. Tänapäeval, nüüd 2026 aastal see hakkab täiesti ennast tõestama, mitte isegi valgustöötajate, vaid elu enda poolt. Sain väga palju jagatud, mul on tegelikult väga palju veel jagada, et on sündinud teatud liidrid. Aga need liidrid veel on, kuidas öelda, toored. Nad ikka veel ei saa, nad ikka on veel vanas oma esivanemate mustris kinni, kus üks arvab, et tal on rohkem õigusi kui teisel. Tegelikult on tähtis luua tasakaal, sest see, kes hakkab nõudma või võtma, arvates, et tal on õigus selleks, rikub tegelikult loodusseadusi. Loodus las ise korrastab, keegi jõuliselt kui teeb, saab kohe sahmaka. Ja tihtilugu on see nii, et tahetakse korrata seda, kui eelmises elus või mingis eelmises või samas süsteemis on varem olnud selline asi, et keegi on näiteks kas varaliselt või midagi ebaõiglust teinud. Et siis tegelikult on talle isegi kui ta mõistab seda, on targem tal see süsteem isegi tasakaalustada, kui ta tunneb ennast ära. Ta võib-olla tahab püüda seda sama süsteemi teha, aga siis tehakse talle. Seega tark on tasakaalustada süsteemis sellisel moel, et kui sa tead, et sa eelmises elus midagi tegid, et sa siis teed midagi, kas heategevuslikku või midagi taolist. Et mõistad seda, et isekus või kadedus sai võitu. Ja austad teise panust, mis teine on andnud. Mitte ei arva nii, et ta on mingi softi, et ma võin temast üle sõita. Siin sekkub elu. Elu väga kaitseb selliseid. Elu toob täiega puiaki, nii et tulejutt on taga, kui hakatakse innocent, on siis lapsed või keegi, kes on hingelisem kuritarvitama, puhta taotlusega hakatakse kuritarvitama. Kohe tulejutt on taga, elu tuleb järgi, kaitseb selliseid, sest tema vajab neid. See maailm vajab selliseid healers, starseeds, selliseid, nad transformeerivad, nende töö on küll varjatult, aga väga olulise määraga. Nad tasakaalustavad, teevad päris suurt tööd tasakaalustades yin-yangi. Ja mitte agressiivselt, vaid alkeemiliselt. Ja nende töö saab tasustatud. Esiteks on need väga kõrge kaitse all.
sellised spirituaalsed uudised vaatame, mis et siin on šamanka ehk Star Mother keegi, kes on liidrite nii-öelda teejuht ka, tänapäeva uue liidrite teejuht, aga need uue liidrid on alles toored siin number 1 aastal, nad teavad midagi ja nad on midagi ka rakendanud, aga see ei ole veel päris integreerunud. Sest nad kasvavad, aga nad on Star Mother diiva all, nii-öelda, nad on täheperekonnakkeis rinna diiva all, nii-öelda, on toimunud taassünd, kus kaks just pealtnäha nagu vastandit on sündinud. Ja oi, kui ilusad energiat tuleb. Ma võtan kõik energiat või need välja. Ta näita. Siin on, ja nemad on ka tulevased nii-öelda šamaanid, ehk siis spirituaalne teekond ongi, et sa oma suguvõsas kõik varjud ja valgused on tasakaalustunud. Sa oled leppimises, sa oled aktsepteerimises, minu raamat vabastavate lausete kogumik aitab sul seda ka kindlasti teha. Aga mida ma näen siin on see, ja ma olen näinud selgeid märke sellest, nendest nii-öelda kaksikutest, kes on taas sündinud yin-yang energias, ühel on rohkem yin ja teisel yang, on ju, et nad mõlemad võiksid olla paindlikud muudatusele, ehk nad säilitaksid oma autentse olemuse, aga nad saaksid aru ka oma varjukülgedest ja nad ei kuritarvitaks oma väge, vaid ei salakavalalt ega avalikult, vaid nad transmutivad ka teatud mõttes. Ja seda aitab neil teha Star Mother, kui neil on endal soovi ja nad küsivad seda. Muidugi on neil võimalus ja vaba valik ka jätkata täpselt samamoodi, nagu nad on varem olnud. Näidatakse siin, et Star Mother ja Protecting Love joondumine on, aga joondumine tuleb läbi puhkuse. Star Mother diival nii-öelda spirituaalne kasvamine on väga toitav, väga hoidev. Planting seeds ja kuidas öelda, läbi kõne toitav, läbi kõne teadlikkust loov, mis on õige, mis on vale, mis on hea sulle tervikpildis, sulle ja kollektiivile ja sellisele sünergilise koostööle. Sest tõeline liider, just nagu King Arthurgi seda tegi, teeb koostööd, leiab ühisjoone, teeb koostööd, aga mitte sellisel moel, et ma olen siin, et mitte kuritarvitades. Et siin on justkui nagu taakempat ja empat ja kuidagi on vaja, et nad mõlemad jõuaksid südamesse, et nad mõlemad tasakaalustaksid. Et siin on antud võimalus taas sünniks neile, kelles on siiski selline tugev südameenergia, rikas südameenergia või potentsiaal. Aga Star Mother näeb nendes potentsiaali, aga nad ei ole veel sugugi valmis. Küll aga ollakse valmis niisuguseks nagu vastu tugevuseks, resilience, eks ju, tugevuseks, aga läbi õrnuse. Ja see läbi kõne. Ja communication tuleb mitmes kohas läbi, et see tekitab sellise nagu mõistmise. See justkui nagu katab mingid programmi augud ära, see Star Mother justkui nagu on andnud uue võimaluse mingitele aspektidele, et katta ära mingid programmid, mis varem, kuhu on jäädud varem kinni ja mis on varem takistanud olla parim võimalik liider.
ja kas on oht selleks, et nad tulevikus ikkagi kukuvad vanasse energiasse, et üks jääb peale või teine jääb alla või et äkki kellelgi on salakaval plaan, siis seda ei juhtu läbi, kui nad on Star Motheri käe all, sellepärast et nad on aru saanud, et kui nad teevad auku teisele, siis see hävitab nagu planeet Maa. Just nagu see on see prügiringluski, et me inimesed ise nagu ebateadlikkuses teeme liiga iseendale, kus me oleme, kus meil on hea, aga me võtame seda iseenesest mõistetavana, elementaarsena. Et sama on ka selle yin-yang energia tasakaalustamisega meis endis. Et see ei ole keegi, mis on ainult meis väljaspool, vaid see on energia, mida kogu loodu vajab. Aga selle peab ära tundma ja treenima, et see oleks puhtast kohast tulev. Ja just nagu on väga paljud selliseid teadlikke toitujaid ja prügisorteerijaid ja planeet Maa puhastajaid ja kaitsjaid, on see Star Mother siis nii-öelda inimsuhete osas seda sama tööd tegemas, et omavaheline energeetiline dünaamika oleks ka selline. Et meil oleks siin hea. Aga siin on praegu selline kukke energia, kus on ikkagi nagu võimuvõitlus, et mina olen ja võimuvõitlus näitabki. Et taas sünd on toimunud varjutöö ja neil mõlemal on varjutöö, nii valgel hobusel kui ka mustal hobusel ja nii feminiinidel kui ka maskuliinidel. Ja see Star Mother on divine feminine. Tema on Star Mother, tema on nii-öelda tähe perekonna keisrinna ehk naisenergia ja emalikkuse energia kehastus. Tema on selle välja teeninud läbi selle, kuidas tema on toimetanud läbi elude. Et see on tema nii-öelda spirituaalne auaste, mille ta on ise välja teeninud. Ja valgus, see on tema valgustöö. Ja et tähtis on siis see, et nii taakempet kui ka empet, empaatia ja tume empaat tasakaalustuksid, leiaksid austava ühise koostöö, siis planeet Maa jätkub, siis inimkond jätkub. See on meie vastutus paralleelselt selle AI hullusega on ka inimsuhete eest hoolitseda. Ja olla voolamises selles, sest siis saab, see ongi paradoksaalne, et just siis saab. Loomulikult jälle tuleb 3. kord juba välja, kommunikatsioon on selleks oluline. Ja Star Motheri tugevus on kommunikatsioon. Ja see aitab neid nii-öelda pimekohti või neid auke lihvida, mis on jäänud võib-olla tühimikud, jäänud eelnevatest põlvedest tegemata. Ja siis see Star Mother, kes tegelikult nad kõik siin 3 kehastust, nad ei ole isegi veresugulased. Nad on tähe perekonnast. Nad on tähe perekonna liikmed, ühisest tähe perekonna liikmed. Ja nad on nagu teatud mõttes nagu tähedki, nad on määravad punktid siin ühiskonnas. Nii yin kui ka yang, mõlemad nii tumedad kui heledad, ainult et sellise spetsiifikaga, et nemad on kukkunud mõlemad kas tõusnud või kukkunud oma südamesse. Nendes on väga suur südamejõud. Kui mul oli poeg väga väike, siis ta kogu aeg kordas sellist asja, et armastus on suur meie vahel. Just, et selles lauses on nii palju nagu südant, südametunnet, tajumist, kogemist ja puhtust. Nii ongi lihtsalt. Ja see ongi, mis tervendab. Ja maailm vajabki ju niisuguse nagu tervendajaid. Mitte AI võib olla hea ja tore, aga inimkonna, see on väga tähtis kasvuks ja arenguks igal tasandil ja see tegelikult algaval aastal ka tuleb. Ja
ja siin on need täheperekonna, need tähepunktid, kellel on suur potentsiaal. Nad ei ole oma hinge või oma südant maha müünud. Nad võib-olla on olnud seal on the edge mõnikord, aga nad ei ole seda teinud siiski. Ja üleskutse neile on, et tulge oma South Node'ist oma North Node'i, tulge oma Põhjanaela suunas liikumas. Siis nad saavad elu poolt ja ka Star Motheri poolt toetust. Kui nad valivad ühtsusteadvuse, valivad oma potentsiaali teekonna, aga neil on vaja ka kuulata siis tähepere, no uskumatu, kui läbimurre hirmust. Kaitse, siis on neil ka suurem kaitse. Star Motheril on võime transmutuda nende vastandumise energiat, neid panna mõistma nende ühisest eesmärgist algaval aastal. Siis on neil igas eluvaldkonnas kergus ja tasakaal ja voolamine. Kui võib-olla varem on raskemalt pidanud midagi tegema, siis läbi koostöö ausa koostööd Star Motheriga ja läbi oma südame ja läbi vastandumiste tasakaalu mõistmise on seal väga suur selline puhas tervendustöö kogu kollektiivile, mitte ainult nende vahel, vaid kogu globaalselt. See on suur süsteem. Ja vaata, kui ma varem olen rääkinud mingit ämbliku süsteemist, siis siin on hoopis teine süsteem. Siin on tähepunktide süsteem nii-öelda. Tähepunktide süsteem. Ja võib ju arvata, et need et mingid aspektid või üks inimene ei muuda maailma. Tegelikult väikestes detailides on võimalik väga palju ära muuta. Ja algabki see esimese maja aasta, ja? Tõeline mina. Just on täitsa veevla ajastu energiat tuled siin, alkeemia, vabastavate lausete kogumik. Just. Aga olgu, selline lugu sai täna. Kui see sind kõnetas, pane like. Minu seansid kõik on hetkel avatud, nii et vaata, ka raamatuid saab minu lehe kaudu osta, ka minu kaudu osta, mis on kõige soodsam. Nii et uuri seda lehte siin all ja broneeri, kui sul tekkis mingeid küsimusi või arusaamu. Ja ma rääkisin väga üldkollektiivset juttu, ma ei rääkinud ainult ühest inimesest või ühest inimese. Ma ei rääkinud isegi ainult Eestist. Ma rääkisin globaalsest süsteemist ja ma rääkisin energiate algolemustest, sest me võime lugeda tarku raamatuid ja käia läbi tarke koole ja koolitusi, aga ma olen aru saanud viimase ajaga, et kõik suhtedünaamikad on väga unikaalsed ja dünaamilised ja need ei saa ühe sellega teooriaga paika panna. Iga dünaamika on niivõrd erinev ja oma süsteemiga veel omakorda ja sellepärast ma olen nüüd rohkem seda usku, et lihtsalt tajuda energiaid ja hakata sealt vaatama. Näiteks kui on kellelgi takistus ja ta tuleb minu juurde, siis ma pigem hakkan seda vaatama sellisel moel, mitte ei hakka teooriat ette laduma, vaid lähen kohe otse asja tuumani. Ja siis sealt niimoodi, probleemi või lahenduse kesksena siis lähenemine, aga energiat ei valeta kunagi. Meie meel, meie mõistus ja nii edasi, aga energia on alati autentne ja jällegi tasakaalupunktis. Ta ei valeta kunagi ja sellepärast ma pigem lähengi algenergiate juurde, vaadates individuaalselt iga ühte, kes selleks soovi avaldab. Ja mul ongi nii, et ma vaatan siis, kui keegi küsib. On see siis hinge tasandil küsib või tema kõrgem mina, väga paljud
väga paljude inimeste kõrgemad minad tulevad ise minu juurde, sest nad on hädas, et nende inimene on liiga mõistuses ja oma hinge rajalt kõrvale kaldunud ja siis tuleb nende kõrgem mina minu juurde ja küsib abi telepaatiliselt, suhtleb minuga, ütleb, näe, see siin, et küsitakse abi, aga see inimene võib olla ise segaduses sellest, kui ta ei ole heas kontaktis oma kõrgema minaga. Et ma olen tegelikult väga selline indiviid, teen oma loomingut, teen oma asju, ma ei sekku teiste inimeste ellu, ma loon iseenda elu. Küll aga inimeste kõrgemad minad tihti minu juurde sekkuvad, sest ka minus on see star mother quality, ehk siis ma näen inimestest potentsiaali ja ma suhtlen inimeste kõrgemate minadega, kes ehk siis üliteadvusega, kes näevad kogu pilti ja sellepärast minu nii-öelda lugemised ja kanaldused ongi väga täpsed, kui ma fokusseerin mingile teemale või sündmusele või inimesele täpsemalt. Sellepärast see ongi, sest ma teen koostööd inimeste kõrgemate minadega, kes teavad nende lugusid ja kes teevad koostööd minuga. Et ja see ongi see, et sellepärast ongi vajalik, et inimene küsib ise, sest ma ise tavaliselt ei lähe pakkuma, unless nende kõrgem mina tuleb minult ise küsima abi, et ma ütleksin midagi sellele inimesele või et ühesõnaga suunaksin, sest nad on mures oma inimeste pärast. Sest nende inimesed ei võta neid kuulda, nad on liiga mõistuses või argirutiinis või asjades ja nad ei võta neid kuulda ja nad on natuke hädas seal nagu käärid. Ja siis pöördutakse minu poole, sest mul on võime seletada lahti nii-öelda need infosillad erinevatest eluvaldkondadest ja erinevatel tasanditel. Emotsionaal, mentaal, spirituaal, ühesõnaga erinevatel tasanditel. Ja ma olen ka meedium, ehk tegelikult teispoolsusest ka mõnikord lähedased, kadunud lähedased võivad ka tulla kaitseinglina edastama sõnumit ise minu juurde. Või siis või tulevad kliendid minu juurde, nad ei tea, miks nad pidid minu juurde tulema, neil ei ole isegi teemat, aga siis koha peal selgub, miks see nii on. See on ka olnud niimoodi, et teispoolsusest lihtsalt sekkutakse ja edastatakse mingi väärtuslik info, mis loob külmavärina laineid lausa, sest see tuleb läbi tõe ja meie keha tunneb tõe ära. Selline sai lugu nüüd. Ja tea siis, et jaanuarikuus on soodukas koha peal, et kui sul on mingi teema ja sa ei tea, miks sa tunned ka juba tükimat aega või impulsiivselt just nüüd ja praegu lihtsalt tunned, et sa pead minuga kohtuma, siis see on suurepärane viis Tallinnas kohtumiseks bussijaama lähedal ja Tallinna kesklinnas ja sai natuke lobisetud. Ja ärge siis unustage, et tegelikult uus aasta algas ehk täna on 111 portaal. Manifesteerimise keisrinna portaal ehk siis soovide täitumise portaal. See, millele see keskend suurepärane algus, kuidas alustada uut aastat ehk tegelikult mina alustasin juba varemalt, kuidas oma soovid kirja, taotlused, suunad kirja saada, aga ma veel täiendasin seda siis nii eile kui ka täna. Ja jätkuvalt aasta jooksul ka täiendan, et see on nagu integratsioon, eks ju. Ja suurepärane aeg siis millegi soovimiseks. Ma soovin sul ka, et sul kõik joondub, kõik õnnestub ja 3 on ka selline, 111 on siis ju kokku ka 3. See on omakorda joondumine hetkesse siin ja praegu, minevik, olevik, tulevik. Ja see on ka, mille potentsiaali see Star Mother näeb tuleviku liidrites. Ehk ta näeb, et nad tuleksid joondunuks, et nad ei kordaks, et nad elaksid hetkes siin ja praegu läbi iseenda joondumise. Läbi algallika, läbi emakese maa, mõlema ühenduse. Ehk siis jällegi läbib südant see kõik. Sellised tervendavad infot sulle siia, sest tõepoolest mind natukene hirmutas ära isegi, et
nägin väga palju sümboleid, inimeste sõnumeid ja sümboleid inimeste tervise osas. Ja ma tahan öelda lihtsalt ennetavalt, mitte hirmutavalt, vaid ennetavalt seda, et tervisehädad tulevad siis algaval aastal, kui on liiga palju kogutud, alla surutud, vanasid teemasid, mitte julgetud sellele otsa vaadata. Kui sa vaatad sellele otsa, siis see vabaneb sinu kehast ja haiguse või mingi teema potentsiaal lahustub juba eos ennetavalt. Sellepärast mina olen nii terve, sellepärast minu lapsed on nii terved, sest ma olen meditsiiniline empaat samamoodi. Ja kui sul on mingi kahtlus millelegi või potentsiaal millelegi suuremale teemale, siis enne kui see kasvab mingiks haiguseks või tagajärjeks või sümptomiks, tule räägime, kas või kaugseansis või koha peal, aga tule räägime selle lahti, et sellest ei kasvaks mingi teema, mingi sümptom, mis on juba natuke liiga hilja. Sest minu see klient, ta arvatavasti peab kuuldeaparaati, sest jaa, väga kurb. Et selles mõttes, et tulge ennetage neid teemasid, mina olen ennetaja tüüpi. Et saab ka leevendada tagantjärgi, kuid ennetus on kõige parem. Aitäh sulle ja kohtumiseni!